Tervist! Arvamus, et naise koht ei ole jõusaalis ja naised ei saa edukalt lihast ja lihasjõudu kasvatada, on õnneks hakanud tänapäeval kaduma. Ja nüüdsel ajal on naisi jõusaalis meestega enam-vähem võrdses koguses. Ja kui ma nüüd nii meie vahel ausalt tunnistan, siis teevad naised sageli treeningut optimaalsemalt. Sest kui keskmine mees arvab, et teadmine, kuidas efektiivselt lihast treenida, on kaasasündinud ja jõutreeninguks piisab, kui sa teed aeg-ajalt maksimaalse raskusega mõned seeriad kangi rinnad surumist ja selgelt liiga raskete hantlitega biitsepsi kõverdusi, siis naised võtavad samal ajal personaaltreeneri või siis vaatavad suuremas koguses reelse ja muidu videoid selle kohta, milliseid harjutusi võiks teha ja kuidas teha neid õigesti ja see tõstab oluliselt nende treening kvaliteeti. Ma ei hakka selles videos pikemalt esile tooma, miks peaks igas vanuses naised ja mehed regulaarselt lihastreeningut tegema, sest ma olen sellest oma varasemates videotes nõrkemisi rääkinud. Ja kui sa tahad minna süvitsi, vaata näiteks seda videot. Ja samas ma lihtsalt mainin ära, et muu hulgas vähendab regulaarne lihastreening põhjuste ülest surmariski, kaasa arvatud tõenäosus surra enneaegselt südamehaiguste, vähi ja diabeedi tõttu. Mida suurem on su lihasmass, seda madalaem on su enneaegse surmarisk ja nõrgad lihased on täiskasvanud meeste ja naiste puhul seotud suurenenud enneaegse põhjuste ülese surmariskiga olenemata vanusest. Aamen. Seega regulaarne lihastreening ja tugevad terved lihased ei ole ennekõike mitte esteetiline probleem, vaid mõnes mõttes on see elu ja surma küsimus ja seda olenemata soost ja vanusest. Aga see selleks. Täna ma tahaksin hoopis analüüsida, mida ütleb teadus selle kohta, kas naised suudavad kasvatada lihast ja suurendada oma lihasjõudu meestega võrdselt või on neil see võime madalam. Üldiselt on väga laialt levinud arvamus, et mehed suudavad jõusaalis tõsta oma lihasmassi ja lihasjõudu naistest enam ja kiiremini ja see arvamus, ma ütlen kohe ära, on samaaegselt nii õige kui ka vale. Nüüd ma pean selgitama, miks ma midagi nii krüptilist väidan ja seega tuleb meil kohe alguses paika panna, et me peame rääkima eraldi absoluutsest lihaskasvust ja lihasjõu kasvust ja relatiivsest lihaskasvust ja lihasjõu kasvust. Absoluutse näitaja puhul me räägime üheselt sellest, mitu grammi või kilo on mees või naine võimeline teatud ajaga lihast kasvatama või siis tugevamaks saama. Relatiivse kasvu puhul võtame me arvesse selle, milline on meeste ja naiste lihasmass ja lihastugevus siis, kui nad lihastreeninguid alustavad või siis, kui uurijad hakkavad nende võimekust uurima. Ehk siis sisuliselt on tegemist protsentuaalse suurenemisega ehk proportsionaalse kasvuga. Arusaadav, eks? Väga hea. Me peame relatiivse ja absoluutse näitaja hoidma eraldi, sest naistel on baasandmed madalamad. Ja seda peamiselt seetõttu, et esiteks on meestel keskmiselt kõrgem lihaskasvu soodustava hormooni testosterooni tase ja teiseks on meestel enam teist tüüpi lihaskiude, mis on võimelised suuremaks lihashüpertroofiaks ehk siis kasvavad kiiremini ja enam ja veel on meestel reeglina algtasemel suurem lihasmass ja väiksem keharasva protsent. Nii, nüüd on meil põhiasjad paika pandud ja sõidame siis edasi teaduse maale. Esmalt vaatleme, kuidas on lugu meeste ja naiste puhul, kui me räägime nende võimest kasvatada lihasmassi. Ehk siis milline on lihastreeningu mõju lihashüpertroofiale naiste ja meeste puhul. Jõudmaks selles küsimuses selgusele saame appi võtta üsna värske metaanalüüsi, milles löödi kokku 29 varasema antud teemal läbi viidud teadusuuringu tulemused, milles osalesid 18 kuni 45 aastased täiskasvanud. Ja tulemused näitavad esmalt, et absoluutne lihaskasv oli metaanalüüsi kohaselt meestel suurem, mis on arusaadav, sest lihasmass, millest nad alustasid, oli samuti, nagu me varem juba kindlaks tegime, suurem, aga kui me vaatame relatiivset lihaskasvu,
siis on see sisuliselt sama ja kuigi meeste tulp on visuaalis õige pisut kõrgemal, ulatub teaduslikult võttes usaldusvahemik ka negatiivse muutuseni, mis tõttu ei ole see erinevus tegelikult statistiliselt oluline eraldi välja toodav ehk eesti keeles öeldes relatiivne lihaskasv on meeste ja naiste puhul võrdne. Väga oluline leid on ka see, et tegemist oli ilma lihastreeningu varasema kogemuseta meeste ja naistega või olid nad juba mõnda aega lihastreeningut teinud ja see, kas nad olid varasema kogemuseta või olid juba mõnda aega teinud, tegelikult tulemusi ei mõjutanud. Lisaks tulenes meeste suurem absoluutne lihaskasv ülakeha, aga mitte alakeha lihastest. Ja tulemusi ei mõjutanud see, millist lihasmassi kindlaks määramise meetodit algsetes uuringutes kasutati. Okei, massiga selge, võtame ette lihasjõu, mis on tegelikult näiteks keskealiste ja eriti vanemate inimeste puhul elukvaliteediga seotud vähemalt sama palju või isegi rohkem kui lihasmass. Kuna me teame juba ammu, et absoluutsed lihasjõu näitajad kasvavad meestel kiiremini, mis on ka selge, sest sarnaselt lihasmassil on ka selle parameetri puhul lihtsalt latt neil alguses oluliselt kõrgem, siis võtame siinkohal natukene põhjalikumalt ette metaanalüüsi, kus võrreldi 18 kuni 50 aastaste meeste ja naiste relatiivset lihasjõu muutumist lihastreeningu tulemusena. Selgus, et kui alakeha lihasjõu arengu osas tegelikult relatiivselt võttes vahet ei olnud, ehk siis lihasjõudu suudavad mehed ja naised alakehas suhteliselt kasvatada sama tempoga, siis ülakeha puhul kasvatavad naised lihasjõudu meestest koguni relatiivselt võttes kiiremini. Kuigi see ülakeha lihasjõu kasv oli naistel meestest väga-väga märkimisväärselt kiirem. Uuringus tuuakse esile suurusjärgud 29% versus 17%. Tuleb siin muidugi silmas pidada, et suurema osa metaanalüüsi lisatud uuringute puhul oli kaasatud füüsiliselt mitteaktiivsed või vähese jõusaali kogemusega inimesed, mistõttu tõlgendan mina isiklikult seda osa leidudest nii, et sisuliselt võiks öelda, et meestel ja naistel on lihastreeninguga kaasnev lihasjõu kasv võrdne, sest kui võrrelda neid mehi ja naisi, kes ei ole varem jõusaalis käinud, siis on meestel reeglina ülakeha palju tugevam ja tugevama ülakeha pealt on raskem saavutada sama kiiret lihasjõu kasvu kui naiste puhul, kelle ülakeha on tavaliselt enne lihastreeningute alustamist nõrgem. Mõlemad need mainitud ja tutvustatud teadustööd on keskendunud noortele ja keskealistele naistele ja meestele, mistõttu on meil ilmselt mõistlik vaadelda ka seda, kas ja mil määral on lihastreeningu tulemused erinevad kõrgemas vanuses eri soost inimestel. Seda enam, et me teame hästi, et nooremas ja keskeas on meeste ja naiste organismi hormoonide tase ja osakaal väga erinev, aga ennekõike naiste puhul toimuvad pärast seda organismis väga suured hormonaalsed muutused, mis võiksid teoorias treeningtulemuste ulatust oluliselt mõjutada. Ja siin on meil selleks vägagi sobilik analüüs, kus löödi kokku ports varasemaid teadusuuringuid, milles osalesid 60-aastased ja vanemad naised ja mehed ja analüüsi tulemustes selgus, et meeste absoluutne lihasjõud kasvas küll nii üla- kui ka alakeha puhul enam, aga jällegi, nagu me oleme näinud, relatiivne lihasjõud kasvas jällegi samuti nii üla- kui ka alakeha puhul enam hoopis naistel. Ja keha rasvava mass, mis on lihasmassi üheks kaudseks ja sageli kasutatavaks ekvivalendiks teadusuuringutes, kasvas samuti absoluudis enam meestel, aga relatiivselt võttes oli kasv nii meeste kui ka naiste puhul samal tasemel. Ja kokkuvõtteks, kui me räägime relatiivsest lihasmassi kasvust ja lihasjõu suurenemisest, ehk siis võtame aluseks selle, et naised on esmaselt pisut väiksemad ja veidikene nõrgemad, siis on nende positiivne areng jõusaalis lihastreeningut tehes meestega sarnane või mõnel juhul isegi kiirem ja seda olenemata vanusest. Ja vaata, lõpuks taandub kõik sellele, kui sageli ja efektiivselt sa lihastreeningut teed ja just need kaks asja panevad peamiselt paika sinu edusammud jõusaalis ja lihastreeningu käigus. Jõusaalis näeme!